Tere jõudu ja me alustame kohe, me oleme nii särtsu täis, et meil oli kokkulepe on Terroga, et no alustame viisakalt, on ju rahulikult, lükkame käima, teistel on nagu see, et ei saa nagu käima, minul on see, et ma ei saa nagu pidama. Kui nüüd rääkida hooldekodust, siis ma olen ühes hooldekodus käinud jõuluvana tegemas, igal pool. Ja ma ei hakka nagu mainima, kus, millises, aga mis mulle jäänud tähelepanuta, esiteks oli seal inimesi, kes, vaata siin me ajame juttu, me oleme elurõõmsad, meil on tohutud plaanid, on ju, iga päeva näed nagu ette, mida sa tahad teha, mida sa enda jaoks paremaks teha, kuidas oma pere paremini nagu kaitsta ja toetada ja aga seal on nagu see, et seal nagu need töötajad ütlesid mulle, et nendel enam nagu ei ole lootust. Ja kui inimesel ei ole enam lootust, ei ole nagu enam seda sädet, siis nad lülitavad ennast välja. Kui vanad siis? No eks tal on erinevad, et ega vaata, meieealisi on ka ju inimesed, kes hakkavad 50 saama, ta juba lülitab ennast välja, ta ütleb, et minu elutöö on tehtud, ma olen juba 50, ma olen vana, ma olen alati öelnud kõigile, ära alahinda ennast mitte kuskil, ära pane kuskile postitusi, et ma olen nii vana, ma olen nii haige. Isegi kui sa naljaga, isegi kui sa oma perele ütled, ma olen juba nii vana, siis tegelikkuses see hakkab elama oma elu. Teatud mingisugustes teemades sinuga enam ei arvestata. Ja vanadekodus, ütleme, hooldekodu ilus nimi, aga oleme ausad, vanadekodu siiski on täpselt sama moodi, et kui see vana inimene otsustab, et ta nüüd lülitab ennast välja, nüüd on kõik, et tal ei ole nagu midagi. Ja ma kirjeldan ka nüüd nagu seda olustikku, et sa istudki seal nagu päevad läbi, väljas oli selline hämar ilm, sellised väiksed 2 inimese, 3 inimese toakesed, neil oli imepisikene ekraan oli seal seina peal, sealt tuli nagu ööpäevaringselt põhimõtteliselt Eesti Televisiooni, ma ütlen ausalt, et tegelikult kui ma oleks nagu mingisugune 100-aastane ja siis ma nagu vaatan telekat ja seal siis kes see Reet Linna, elame veel! Siis ma mõtlen ka pika peale nagu hakkab ajudele, aga ongi nagu see, et sa nagu lihtsalt tiksud, sa lihtsalt kulged. Sul on mingi toanaaber, on ju, kellest sa ei tea mitte midagi ja ega vanad inimesed, vaat siin ongi nüüd suur vahe. Me ei saa võrrelda vanasid inimesi endiga, sellepärast, et see on nüüd see koolkond, kes ei ole internetirahvas, need ütleme, kes praegu hooldekodudes on suur osa. Muidugi. See tähendab seda, et nad ongi, enamus neist on võib-olla elanud kogu oma teadliku elu mingisuguses väikeses kogukonnas ja siis ongi see, et ma olen puutunud kokku, kuna ma võin juubeleid läbi, pulmasid läbi, siis seal on nagu tihtilugu vanemad inimesed ütlevad, ma olen reisimas käinud, kus sa siis reisisid? No ma olen ühe korra Helsingis käinud ja noorena ma olin Vene sõjaväes Jaapani piiri ääres ja nagu see ongi kogu reis. See ongi kogu reis, et temal on mingid mälestused Vene sõjaväest kuskil suurel NSV liidus või Gruusias on mõni käinud, mõni on käinud, on ju. Uuralid. Ja mingid sellised, Krimis on päris paljud käinud, on ju. Aga see ei ole ju päris see ei ole nagu selline, kõik rääkisid vene keelt, on ju, kui sa vene keelt oskasid seda hakkama, see oli nagu suur lai kodumaa, et see ei olnud nagu päris võrreldav sellega, et me oleme siin käinud kus iganes, on ju, millistel mandritel, millistes riikides, et ja kui ta tuleb nagu sellest, sisuliselt ta tegelikult on 99% oma elust on ta olnud ikkagi ühes kohas. Ja kui ta nüüd lõpuks satub sinna hooldekodusse, siis seal see maailm muutub tema väike niigi väike maailm muutub veel väiksemaks. Ja kui on nagu see osa, et ta võib-olla elus on olnud selline, ütleme, vits kibestunud ja ei ole oma perega hästi läbi saanud või isegi kui see oli nii, siis väga paljud neist on nagu hüljatud sellepärast, et nendega ei olegi nagu millestki rääkida, vaata, noored on selles suhtes, nad liiguvad, käivad, suhtlevad, nagu normaalsed noored, on ka neid meie, ütleme, tegelikult on ka noori, kes liiguvad veel vähem tänasel päeval, kui need hooldekodu asub. Kui need, jah. Aga kuhu ma tahtsin jõuda, et nii kurb, kui mul seda öelda ei ole, need vanurid, kes olid hooldekodus kõige aktiivsemad ja ilmselt elavad kõige kauem, kui nad kopsuvähki ei saa, on suitsetajad. Nendel oli mõte
käia õues, neil oli mingi eesmärk. See, kes ei suitseta, temal ei olnud eesmärki õue ronida. Tihti on see ka vaata, et kui nii kui ta kuradi, nagu sa ennem ütlesid, et ta otsustab, et ta lülitab välja ennast, nii on minek ka suht ruttu, sest kui ta on terve elu vaata tegus olnud ja kui ta nüüd otsustab, et enam ei liiguta, sest paljud need vanurid, vaata, kes nagu ennem on aktiivsed ja kes murrab näiteks jalaluu ära või puusaluu, reeglina enam ei taastugi. Et nendel ongi see, Jaa, see on see häälestuse küsimus ja ongi hästi palju ka sõltub inimesest endast, et tema, ütleme, sellest elust, mis ta on varasemalt, kuidas ta on nagu hakkama saanud. Samas ongi nagu see, et ma olen nagu ise nagu mõelnud, et aga kui ise nagu oled sellises seisus, et et sa saad nagu aru, et teades, kui väiksed on pensionid, sa saad aru, et sul ei olegi nagu, sa ei saa oma peret kuidagi moodi toetada, et sa enda jaoks võib-olla, kui sa ise endale ausaks jääd, sa saad aru, et võib-olla sa oled juba veits nagu seniilne ka, ja et nad hoiavad sust nagu eemale, et kui nad tulevad, siis see emotsioon ei ole enam selline, mis võib-olla aastakümneid tagasi, siis on ka nagu see, et pead ise endale nagu küsima, et mis ma siis, kuidas ma siis lahendan selle olukorra, et mis ma siis, see on selline juba, mingi vend tiirutas meil siin ümber, tegi mingeid trikke. Aga jah, ma ütlen nii, et see on täpselt see teema, et kui on noort inimest huvitab sotsiaalvaldkond, siis ma soovitan käia läbi kõik erinevad sotsiaalmajad, ütleme need igasugused asutused, kaasa arvatud hooldekodu. Me käisime siin, kui ma veel linnavolikogus olin, siis me käisime Tartu lähedal oli üks uus hooldekodu, mis just avati. Võrreldes selle hooldekoduga, kus ma ise õnnestus jõuluvanana käia, see vahe oli nagu öö ja päev. On siis ka nad nagu nii kallid, et meie oma pensioniga hakkama ei saa, nagu me jääme nii vanaks? Tead, ega siin on nüüd see osa, et ega see pensioni teema on igal pool aktuaalne. Ega USAs on sama, seal on väga ilusaid hooldekodusid, umbes ookeani ääres, ilmselgelt kõik maksab. Mul õnnestus USAs näha, ma reisimas olen palju käinud, mul õnnestus näha esiteks Kataloonias vanureid, keda tooti, hooldekodu rahvast tooti bussiga siis sinna mere äärde Kataloonias, neil oli hotellid, hotellides olid igasugused meelelahutused, esinejad, mõned käisid kasiinodes, kes käis seal mingites palmi all, mingites radadel, siis neil oli, ma sain aru, et mingid kohalikud loomaaed ja asjad, et sellisel kujul nagu nendega tegeleti. USAs on seinast seina see sotsiaalkindlustusamet, nad maksavad päris palju makse ja tegelikult jällegi igas osariigis, nagu ma olen aru saanud, on väga palju selliseid erisusi ja nagu Eestiski, et ongi mingid need hooldekodud on ikkagi üüratu, ma ei tea, need summad, mis ma kuulasin, iga, ütleme nii, et ainult pensionist ja tihtilugu on nii, et nendel hooldatavatel ongi siis see, et see pension läheb otse, siis seotakse selle hooldekoduga ja ma ei tea, kas neil oma mingid taskuraha üldse jääb või läheb otse kõik sinna, aga mis ma pean nagu ütlema, et jällegi mulle jäänud nagu tähelepanut, et kui ma tookord jõuluvana olin, siis jõuluvana tõi siis valla poolt väikseid selliseid meepurgikesi ja suur osa nendest vanuritest, nagu väikesed lapsed urgitsesid selle kaane lahti ja näpuga hakkasid seda mett sööma, et ma sain nagu aru, et nad ei ole seda magusat piisavalt saanud. Et ma ei tea, mis asjaoludel, aga see ei jäänud mulle tähelepanuta, kuna ma ise toitumisega tegelen ja ma olen olnud elus kui ajateenistuses 97 Kuperjanovi pataljonis, kui me olime nagu mitu nädalat, olime metsas ja see magusa vajadus oli nii suur, raha meil oli, aga poodi minna ei tohtinud. Ja kui me lõpuks poodi saime, me ostsime 100-grammise šokolaaditahvleid ja mina võin öelda, et ma umbes mingisuguse tunniga sõin ära 800 grammi šokolaadi. Ma sõin seda 100 grammiseid 8 tükki ja ma sõin seda nagu leiba, lihtsalt nagu
ma ei saanud ise ka aru, mu keha tahtis seda ja ma lihtsalt sõin ja ma ei olnud ainuke, et kõik poisid ostsid ainult šokolaadi. Et kehas oli niivõrd suur selline šokolaadi defitsiit. Ja meil oli vahepeal lõuna ajal magusat ja kõike, aga me kulutasime selle kõik ära. Noh, siin on jälle see küsimus, et ka seda hooldekodu inimesed, kui palju nemad seda energiat kulutavad, mille peale nad kulutavad. Ega me ei tea, võib-olla ta seal lamab, aga see on tema jaoks kõige suurem pingutus üldse, kui ta on terve elu olnud hästi aktiivne. Et aga jah, iseenesest on selline teema, mis vääriks nagu eraldi tähelepanu, kõik me kõik jääme vanaks, see laul, kes see oli, see Keter Jaani. Millegipärast on üldse, kui ma vaatan neid teledebattegi, siin oligi eelmine nädal vaatasin siis Martin Helme esimest stuudiot ja mitte, et ma poliitikasse laskuks praegu, sest nagu usk ja poliitika on igal inimesel enda teha, mida tema tõeks peab. Aga mis mind häirib selle puhul on alati see, et vahet ei ole, mis on erakonnad ja ma leian seda, et üks telesaate aeg või formaat 20 mintsa, 40 mintsa on väga suur negatiivne asi selle juures, sest poliitikud ei leia ühist keelt. Ehk siis sa võid olla ükskõik mis erakonnast, aga mõnikord on vaja maha istuda ja arutada ja jõuda ühisele arusaamale, et riigis olukord ei oleks nii perses, nagu ta praegu on. Aga meil on alati ette määratletud, saatejuht hakkab kohe, nüüd lõpetame ära, meil läheb siin aeg lõhki. Mina olen seda meelt, et istuks maha, räägiks ükskord fucking 6 tundi, kuni asjad on ära räägitud ja leitud mingisugune ühisosa. Ja see on ka nüüd puudutab, miks ma seda räägin, on see, et need samad vanadekodu teemad on ju, et mitte keegi ei too kunagi ega räägi ja kui tehakse, siis tehakse mingisugune pooletunnine saade või kuskil mingis uudiste lõigus näitab, näe, siin oli mingi vanadekodu, eks ole. Tegelikult põhiprobleemile ei jõua kunagi ligi. Et äkki istuks ja teeks siis maha ja räägikski ükskord asjad sirgu. Kui halvasti on olukord vanadekodus, kui halvasti on meil riigis olukord poliitilise ühispunkti leidmisel, eks ole. Noh, siuksed asjad ja seda teemat meil Eestis ei ole ja ei tee ka keegi, kui just keegi hakkab podcast'e tegema, et istutakse maha, ennem keegi ära ei lähe, kuni 6 tundi läheb mööda, surutakse käppa, on sul seal Reformierakond, EKRE või kes iganes näiteks, ma toon näiteks, ja surutakse käppa, öeldakse, jah, meil on erinevad arusaamad, aga vot siin on meie ühisosa. Ja vot siit võime me nagu edasi arendada ja minna. No. Samaga need vanade kodude ülalpidamised, asjad, kõik need punktid, eks ole. Lasteta isad ja kõik see teema, emadusteema, neid teemast keegi ei aruta. Mitte kunagi. Tead, eks see on nüüd, vaata, mina olen olnud nüüd volikogus, ma olen olnud poliitikas ikkagi sees, ma ei hakka täna poliitikast rääkima, aga minu visioon, mis ma oma postitusest tõin välja suhteliselt hiljuti, et ma ei... Tähendab, pigem ma olen praegusel hetkel ma olen 100% kindel, et järgmise aasta Riigikogu valimistel saavadki reaalselt sisse youtuberid või noh, mis iganes, kes meil see Kris Kärner on, ta saab sinna Riigikokku sisse. Ise asi, kas ta seal suudab ennast kehtestada. Küll aga, kui see vend sisse saab, siis minu nägemus on see, et juba järgmisel kohalike omavalitsuse valimistel on juba väga-väga palju igasuguseid podcastereid, youtubereid, suunamudjaid, neid on seal juba niimoodi ja neil on palju toetajaid, ja nad saavad, ütleme, sinna nendesse omavalitsustesse sisse, mis tähendab omakorda, kui neil on juba jalg ukse vahel, siis juriidiliselt on neil ka võimalus kõigil samuti Riigikokku kandideerida ja ka saada. Minu nägemus on see, et nagu ma sulle ütlesin, et kui ma käisin selles ühes konkreetses hooldekodus ja ühe hooldekogu avamisel, mul on juba 2 hooldekodu nagu öö ja päeva neil vahet. Samas tegelikult ma ei näe absoluutselt probleemi selles, kui mina oleks näiteks Riigikokku sisse saanud, mul Riigikogu valimistel viimastel ma sain 400 häält Tartu linnast, väga hea, aga noh, sellest jäi ikkagi väheks, ma oleks Tartu linnas pidanud see, mis nüüd oli Kobis, see oli nüüd, mitte nüüd see, mis oli, vaid kohalik omavalitsus ja Riigikogu valimised on erinevad, et Riigikogu valimised olid siis nüüd 3 aastat, 4 aastat tagasi, järgmine 4 aastat, 3 ja et 2027 on uued Riigikogu valimised. Et kui ma oleks 2023 sisse saanud, siis ma oleksingi reaalselt teinud
selliseid oma igapäevaseid tähelepanekuid, kasutanud oma seda riigikogulase staatust ja käinudki erinevates koolimajades, erinevates igasugustes hooldekodudes, samamoodi sünnitusosakondades, et viia nagu reaalselt ennast kurssi, mis nagu toimub ja see, millest ma oleks nagu rääkinud, ma oleks rääkinud koha peal, mitte kuskilt hakanud genereerima, mida Rahvusringhäälingu uudistes kajastatakse. Mis puudutab pensionääre, noh, ma võin eksida, aga üks hullemaid numbreid, mida ma kuulsin, oli see, et enne masu olid Kreeka pensionäärid, keskmine pension oli olnud väidetavalt 3600 eurot. Ehk siis nendel penskaritel ei olnud see nagu papiga midagi peale hakata. Sa kujutad ette nagu praegu, kui palju meil läheb kütuse ja kütte peale talvisel ajal. Nendel seda probleemi ei ole. Kõik raha jääb nagu alles. Väga nagu selline karm seis võrreldes siis meie vanuritega. See oli enne masu ja siis läks mölluks, kui järsku tekkis masu ja nende pensionid kärbiti drastiliselt. Ja siis oli see, et päästame Kreeka ja kõik... See oli see hetk, kui see Kreeka päästmine käis, oli keskmine pension Kreekas 1380 eurot. Mina mäletan umbes sellist numbrit. Aga enne seda oli neil pauk käinud, kus oli... See oli peale paugu käimist, 1380, siis läks Eesti rahvas appi siin. Ja, aga enne nad said väidetavalt... Ja võlg, mida ei ole siiamaani keegi tagasi maksnud, see on nagu nali. Ja mis ma veel poliitikast, kui ma siin juba korra rääkisin, on see, et mis mind näiteks kõige rohkem häirib, on see, et enne valimisi läheb mingi drill-trall lahti. Selle asemel, et sa 4 aastat pildis oleks, käi tunne huvi, käi vanadekodus, käi siin, käi seal, vahet ei ole, mis erakonnast me räägime. Fakt on see, et 4 aasta pärast sa ei pea ennast meelde tuletama mingite pastakate, närimiskummi ja mingi muu pasaga. Sa oled lihtsalt olnud 4 aastat pildis päriselt huvi tundnud inimeste vastu. Aga kui sa seda ei tee, siis ongi üks veiderdamine. Ühel hetkel ongi nii, et meil ongi, nagu sa ütlesid, YouTuberid ongi meil poliitikas ja vot siis läheb teil maru kibe kiireks, sest siis ei huvita enam seda noort generatsiooni see, et sa pastakaga ringi jooksed. See pastakaga ma olen olnud siis ju tegelikult viimastel aastatel 3 erakonna hingekirjas ja ma olen neile nagu alati öelnud, et sõbrad, et see, mida te investeerite nagu pastakatesse ja nätsudesse ja kommidesse ja ma ei tea millesse, selle võiks investeerida nagu korralikesse sellistesse teemaarendustesse ja just ongi see, et istuda maha, internetis on ju miljoneid võimalusi, et et milleks on ju. Ja ometi leidub igas erakonnas vanemaid inimesi, kes arvavad, et see tänaval pastakate ja ajalehtede jagamine, et see on nagu ainuõige lahendus. Õnneks nüüd see Kris Kärner avas silmad. Ma ei ole kindel, et see, mis üldse linnas käis tänaval, ma ise käisin ka minimaalselt ja peale viimaseid valimisi siis selline noorem põlvkond ütles, et sõbrad aitab, et nagu... Aga sellist pauku oli vaja. No sellist pauku oli vaja ja see pastakate asi, see on... Sellest ma teinekord võin valimistest rääkida nagu pikemalt. No ja sellest võime eraldi täitsa rääkida. Sest meil on siin nagu oma seisukoht, aga on inimesi, kellel on risti vastupidi, need on oma kogemused, nad eeldavad ja teavadki, kuna vanus on juba üle 70, et see on nagu ainuõige lahendus. Ja nende valijatele, aga mitte meie klassi valijatele. Korraks üks selline, meil käis korraks Jumala sõna siit läbi. Jumala koha pealt ma ütlen nii palju, et mul üks hea sõber pastor Peep Ainsaar, ma olen paar korda tema jumala teenistustel käinud 1 aasta jõulude ajal. Tema ütles väga huvitavalt. Tema ütles nii, et see usk on ka muutunud nagu kaasaegsemaks. Tema ütles niimoodi usu kohta, et iga inimene leiab Jumala või Jumal leiab tema erinevaid kanaleid pidi. Et mõne inimese jaoks on kõige vägevam, ma ei tea, mingisuguses loodusnähtuses, mõne inimese jaoks on mingisuguses teises inimeses ja see tegelikult oli hästi huvitav nagu lahendus, et millesse sa usud ja mida sa nagu usud, et mul on olnud elus asju, mis nagu panevad elu üle nagu järgi mõtlema, et kas see nüüd oli juhus või seal on midagi muud taga, et milliseid kanaleid pidi siis see muu nagu minu ellu nagu tuli, et oleme ausad, et keegi meist võib-olla nagu ei kujutagi nagu ette, et siin kuskil üleval pilve peal ongi mingi elu ja mingid venad on seal majades, et me oleme selle enda arust selle lennuliikluse ja kosmonautikaga selle juba selgeks saanud, et nagu niimoodi sellisel kujul taevas ei toimu. Mul on kui sa selle osa lõpetad, siis ma räägin sulle oma teooria sellest, mida mina arvan.
ja et aga midagi nagu justkui nagu, midagi nagu on, aga ma ei ole nagu enda jaoks seda nagu sõnastanud, kui mina kui kunstikooli lõpetanu nagu räägin ka nagu selle vaatevinkli alt, kuidas see kõik need altarimaalid ja see, ütleme, see pool, kunstiline pool anti ju kunstnikutele ülesannet, kuule, et kujuta nüüd ette, et halb, et mis asi võiks halb olla. No ma ei tea, ma panen sarved talle, ma panen sõrad, ma ei tea, mul vaatasin, kits vaatas mind imelikult kodus. Äkki tal on mingisugune, äkki tema ongi siis vana kuri, on ju. Et kits sõi meil, ma ei tea, kardinad ära või mis nad tollel ajal sõid seal mingi, et naabrinaise seeliku sõi ära, on ju, ja see tekitas must mingi siha ja järelikult kits on saatanast, on ju. No midagi sellist, on ju. Ja et kuidas sa siis nagu jumalat, on ju, käsitled kõige vägevamad, siis seal on ka ju tegelikult erinevates kultuurides on ju jumalusi kujutatud nagu erinevalt, midagi suurt ja võimast ja valgustatud, on ju, aga läbi aegade on ka olnud inimesi, kes on justkui näinud midagi nii-öelda messiast, on ju, et selle põhjal on ka siis midagi nagu mingit paralleeli veetud, samas meie nüüd nagu kaasaegsed inimesed teame, et ei ole ka välistatud, et need nii-öelda jumalused olid tegelikult külalised kuskilt teiselt planeedilt või mingid ajarändurid või mis iganes. Et tihtilugu, üks saade oli, kus arutatigi, et mis asi siis see UFO on, ja kuna on teada maailmas juhtumeid, kus näiteks mingist ajaloo perioodist on mingi kiht, atmosfääri kiht on nii-öelda salvestanud selle, kas mingi saare peal toimus mäletan, vaatasin, mingi saade oli, kus meres tekkis mingi saar. Aha. Ja ranniku pealt vaadati ja kõik inimesed käisid seal saare peal, aga seda saart ei olnud, see oli miraaž. Aga see oli nagu niivõrd ehe, et seda filmiti ka ja oligi tänavad kõik, aga et mis linn see oli või mis inimesed need olid, et kuna seal masinaid midagi ei olnud, et siis eeldati riiete järgi tundus, et see võis olla mingi ala 15, 14 sajand, midagi sellist, on ju. Praegusel ajal peegeldas seda. No just, on ju, et midagi atmosfääris on mingisuguseid asju, mis jäävad meie jaoks nagu mõistmatuks ja samamoodi ongi nagu see, et need lennuaparaadid on ka võib-olla on lihtsalt mingi miraaž mingisugustest asjadest, mis meie planeedil olid võib-olla 1 000 000 aastat tagasi. No aga seda ma siin vahepeal sõidangi sisse sulle teemaga, et vaata inimese silm näeb 24 kaadrit sekundis. Meil on kaamerates, telefonides on seal 240, kõvemal vennal 1000 kaadrit sekundis. Väidetavalt püssikuuli näed sa 1000 kaadrit sekundis lendamas on ju. Slow motion, kui sa vaatad. Aga mis see siis nüüd räägime lihtsa inimeseks lahti selle, et kui näiteks ööklubis on kaklus, ma olen seda teistele sõpradele ka rääkinud, ja kui turvakaamera salvestab 24 freimi per sekund ja ma löön enesekaitseks tülinorjale nina lõhki rusika kiirusega 800 freimi per sekund. Ehk siis, kui turvamet tuleb pärast kaamerast vaatamiseks, kes tüli alustas, lööki ei olnud, aga ninast veri jookseb, ehk siis. Mis toimub nendel sagedustel, freimi sagedustel, mida inimsilm ei näe? Ehk siis, kui me näeme 24 kaadrit sekundis, aga need objektid ümber meie eksisteerivad mingil muul sellel frame rate'il, vaata nagu. Ehk siis, kas neid ei ole olemas, sest tegelikult on ju olemas. Ega see, et meie silm ei näe, ei tähenda, et neid ei ole. Sama vaata see vaimude teema ka ju. See on veel omaette teema, on ju. Pluss siis need, ütleme, lendavad objektid, eks ole, tundmatud objektid. Tegelikult ma nüüd võtame need freimid asjad vahelt ära, ja tegelikult ma just täna mõtlesin nagu selle teema peale, mis puudutab vaime. Ma tean, et mul olid kunagi ühed sugulased, kes tegelesid selle vaimude väljakutsumisega vanal ajal, Vene ajal. Ega päris tegijad, mitte nagu need praegused posijad meil siin on. Selles suhtes, et ikkagi neid see teema huvitas ja mida mina nagu sellest teada sain. Olen nagu enda jaoks fikseerinud. Et mul väga lähedased inimesed tegelesid sellega, aga nad lõpetasid selle ära, kuna nad just, et kurat, siuke tunne on, et nagu korter on täis neid vaime. Et tõenäoliselt ongi, aga et lihtsalt nad lõpetasid ära, et seal väiksed lapsed ka majas. Aga nende juttude põhjal, mida nemad nägid, näiteks, milline on vaimu võimalus? Esiteks oli 80ndate alguses nad kutsusid vaime välja ja nad küsisid ka Eesti kohta, et millal tuleb Eestis sõda. Ja vaim ütles siis, et vaimu olevus, et 60 tänasest hetkest umbes 62 aasta pärast.
noh, see oli 80ndate algus, nii et noh, meil on veel nagu aega kõiki maailma asju arvestades. Ehk siis vaimul oli võime näha ette, siis samal ajal nad küsisid, et noh, meil on nüüd üks mees on tulemas, kus ta praegu on. Vaim ütles, et ta on hetkel seal, ta räägib ühe naisterahvaga juttu. Vend tuli koju mingi poole tunni pärast ja algsin, kes siis vaime kutsus, kuule, et sa olid seal käinud, on ju. Kus te teate, on ju? Tollel ajal mobiiltelefoni midagi ei olnud 80ndal. Ütlesna vaim ütles. Enne kui see mees kohale saabus, vaim ütles, et ma nüüd lahkun, kuna see vend, kes uksest sisse tuleb, ta irvitab mu üle. Ja noh, oligi antud juhul, see vend oligi selline, kes ta ei uskunud nendesse ja no oligi sellise suhtumise. Et ma mõtlesin nagu seda, et mida see vaim, kui suures mahus, kui ta näeb tulevikku, ta näeb reaalajas, põhimõtteliselt ma kujutan ette, ta võib olla nagu igal pool, et see info, mis nagu nendegi, ja samal ajal vaim tutvustas ennast. Ta oli reaalne inimene, oli olnud omal ajal, kes oli, tähendab, iga kord olid vaimud erinevad. Ja need, kes vestlust alustasid, alati tutvustas, vaim tutvustas ennast, kes ta on ja kes ta oli siis, kui ta elas, kus ta elas, millega ta tegeles, millal, mis aastal ta suri, miks ta suri, noh, kõik oli selles kinni, mida inimesed soovisid teada. Küll aga mul tekkis nagu väga huvitav selline mõte, et okei, et kuna vaimude väljakutsujaid, noh, see laud iseenesest, neid müüakse mingites šamaanipoodides, on ju, siis mul on nagu hästi lihtne küsimus. Aga miks nagu ainult üks võidab loto? see Eurojackpoti, on ju. Ma olen osadega rääkinud, osad ütlesid arvesta sellega, et vaimude puhul on nii, et nende teadmisi ei tohi nagu kuritarvitada. Samas on jällegi nagu see küsimus, et noh, kas või see sama, et noh, kui siin küsiti, et millal Eestisse nagu vaenlane astub, on ju, kuna siin nagu sõjaks läheb, noh, kas see on ju tegelikult selline info, mida nagu ei peaks nagu tavainimene nagu teadma. Küll aga ma võin öelda, et mul on nagu tutvusringkonnas inimesi, keda ma olen nagu püüdnud nagu aru saada, milles peitub nende selline edusaladus. Et inimesed, kes ei tee nagu mitte midagi. Ja ometi neil on nagu kõik olemas, et see ei ole nagu kadedus, see on selline sportlik huvi, et nagu mis siis nagu reaalselt nagu toimub. Et ja nad on inimesed, kes ilmselgelt mingi kuritegevusega ei tegele, lotomängudega, igasuguste hasartmängudega ei tegele. See on nagu niivõrd palju selliseid vastuolulisi fakte, on ju. Sa tead, mis need inimesed endast kujutavad, aga ometi on neil nagu müstilise väega, tekib meeletult igasuguseid maju ja kortereid ja asju, et kui sa neid näeksid ja sa teaksid, sa ei pea otsasid kokku, sul jookseb nagu juhe kokku, kuidas see võimalik on. Ja siin on nagu see moment, kus ma lasen natukene fantaseerida ja julgen spekuleerida, et üks variantidest on midagi sellist, millest me nagu, noh, ütleme, loogiliselt aru ei saa, kui me ei ole sellega nagu tegelenud. Ma olen nagu mõtisklenud, et võib-olla ennast sellesse vaimude maailma sellega ennast siduda, aga seal on jälle see, et ma olen neid saateid vahepeal nagu jälginud, seal on üks hästi oluline moment, et see on see, et need inimesed, kes ei ole selle teemaga kunagi kokku puutunud, on kindlasti neid, kes nagu irvitavad, ütlevad, mingi päris loll jutt. Ja samas on ka neid, kes võib-olla hakkavad kaasa mõtlema. Mina olen nagu mõelnud kogu aeg, kui me mingisugune info peale tuleb, siis ma alati nagu kaalun ja analüüsin ja püüan leida mingisugused sellised faktid, mis võib-olla jäävad esimese hooga nagu tähelepanuta, aga kui sa süvenema hakkad, siis sa vaatad, et okei, et sellel on oma point. Et vaimude puhul pidi olema nii, et sa võid ka välja kutsuda teemoni ja need pidid olema nagu täiesti sellised teistmoodi, et kui minul on näiteks 3 tütart, on ju, väikesed tütred, on ju, siis ei ole nagu välistatud, et see teemon kuidagi moodi nende hinge kallale asub, on ju. Et seal on omad sellised küllaltki suured riskid ja noh, kas ma nagu tahan sellega nagu, ja samamoodi, okei, ma suhtlen vaimuga, kes teab kõike. Tõenäoliselt ta teab, millal mina siit ilmast lahkun, kuna sina siit ilmast lahkud. Lahkumisega on nii, et mind taheti kunagi, et ma hakkaksin ärasaatjaks. Surnusaatjaks, jah. Ma olen pulmavanem, et jutt jookseb ja see küll ei ole nüüd selline ala, kus nagu peab nagu väga hullumoodi nagu jutustama. Mina ise alguses tundus see mõtte isegi atraktiivne,
aga vaat seal on see, et seal on sellised tragikoomilisi hetki ja ma ei oleks nagu suutnud, no ma toon sulle ühe sellise näite, kui on ärasaatmine, kõik on mees on läinud, naine, kellega on koos 50 aastat abielus olnud, nutab, kõik pere, kõik on seal lähedased. Ja siis tuleb mingi sugulane, mingi loll sugulane, kes on elus esimest korda matusel. Ja võtab käest kinni ja kuna teised soovivad vaikselt midagi, see on sügav kaastumine ja kõik veel. Aga tema nagu vaatab, et kõik soovivad midagi, ta on juubelitel käinud oma elus pulmas võib-olla, aga mitte matusel. Ja siis ta surub kätt ja ütleb sügavalt, vaatab silma siis palju leina. Nagu, ja siis on nagu see hetk, et sa see on selline, sa pead tõsine olema. No ja siis seda reaktsiooni, kuidas need teine vaatab silma sisse, et see on jällegi nagu see moment, et ma saan aru, et mina ei sobi sinna. Ma ei sobi sinna. Et mul ei ole nagu, ma peaks mingisugused nervostrongid ja asjad sisse võtma ja no kas see nagu tasub ära, ja selliseid nagu lahendusi, ootamatuid, tragikoomilisi olukordasid, sellised tseremooniad, neid võivad ette tulla. Huvitav, võtta see, matuse, see, kes, kellest sa räägid, on ju. Aga võta need, kes on ju anatoomikumis töötavad. Ma ikka alati mõtlen, et sinna otsitakse kogu aeg inimesi tööle, et kes aitab neid tõsta ja nii edasi, et see peab ikka väga külma närviga olema või ongi siis empaatia puudub või sa ei hakka nagu mõtlema sellest, et kuidas see suri või kuidas sa nagu saad seda. Mul on kokkupuude oma enda ema surmaga aastast 2003 ja ma mäletan, et ma panin selle käe külma lauba vastu ja ma oleks nagu kõrvetada saanud ja peale seda ma jäin väga-väga haigeks. Öeldakse, et seda laipa ei tohi puudutada, et on see mingi aura ümber nagu. Ja ega mulle nad ei meeldiks siiamaani, et see on nagu väga sükene mitte minu teema nagu. Väga raske on nagu minna sellisel tööle, et sa lähed ja hakkad nüüd kuskile anatoomikumis tööle nagu lahkama või möllama või ja nähes veel mingisugused TikToki ja Instagrami videosid, kus väidetavalt siis laip veel liigutab seal mingi hetk. Selgelt paneks ma sealt nii kiiresti minekut, et vähe ei ole. Sest ma olen Valemuse teatris reaalselt töötades 16-aastasena kogenud vaime, ma ei uskunud ja mulle tehti peale seda siukene vaimutrall seal, et kuradi elu lõpuni meeles. Praegu on seal see all on kostüümilaenutus. Aga seal kummitab nii, et vähe ei ole. Ja kui ma käisin paar aastat tagasi musavideovõtete jaoks otsimas keskaegseid riideid, siis ma ütlesin, et siin enne oli katlamaja ja ma olin katlakütte seal noorena. Et kas praegu ka kummitab, siis ta ütles, hakkas naerma, et ma ei räägiks pigem sellest. Ma ütlesin, et andke mulle see kostüüm, ma on aeg liikuma hakata. Ma enam ei tahtnud seal sekundit. Kõik, mis puudutab, kuhu ma tahtsin jõuda selle ärasaatmisega, siis mis mulle nagu meelde jäi, ma vaatasin paar korda, kui oli kadunukese ärasaatmine, siis mulle meeldis selle ärasaatja selline lause, et kui me näeksime oma elu ette, oma surma kuupäeva teaksime, me ei naudiks seda elu. Me ei elaks seda elu täisväärtuslikult nii, nagu me elame. Kuradi õigesti öeldud, tegelikult täpselt nii ongi. Ja samamoodi ma nagu ei tahaks, et mingi vaim mulle sinuga on, et nii, et mis ta on 20, sul on 2,5 aastat enam-vähem jäänud. Ma võin sulle enam-vähem öelda, mis see on ju, kuule lõpeta ära nüüd vend, mis mõttes nagu on ju. Et sa hakkad ju üle mõtlema, sa enam ei naudi seda elu. Mitte ükski, ma arvan, süük ei maitse enam nii, nagu ta muidu maitseks. Sa nagu teed paaniliselt kõik, et sinu lähedased siis nagu, sa mõtled üle ja sa ei ole enam see inimene ja sinu lähedased hakkavad sust eemale hoidma. Või kui sa veel ütled ka neile, kuule, ma nagu nii suren ära, vaim ütled. Sama nagu lähitutvusringkonnas on hästi palju, viimasel ajal on seda vähki ja niimoodi, et inimesel on nagu kõik väga hästi ja siis läheb kontrollini muus eas ja siis selgub, et on juba 4. staadium ja metastaadid on igal pool ja siis öeldaksegi, et sul on armas sõbrakene, sul on aega nüüd jäänud 4 kuud, 2 kuud, niimoodi. Ja siis proovi siis elada, et ma olen alati mõelnud seda, et kuidas siis nagu parem on surra, et kas ootamatult une pealt äkiliselt autoavariis või siis on sulle antaksegi aega see pool
pool aastat jätta siis igavesti hüvasti oma lähedastega, mis ühtepidi on nagu humaanne, aga teisalt milline see sisemine tunne sul iga õhtu ise magama minnes, et mis ma valesti tegin, et miks minuga nii on ja pluss siis teistel niisugune koormus. Sama, mul oli eelmine täpselt väga raske on. Mul oli eelmine aasta just oli kogemus, oli naise ristiisa, märtsis sai teada ja vist kas augustis läks ja näha oli, kuidas suur mees hääbus. Tema vaim jäi lõpuni tugevaks, aga ta ütleski, et aga mis ma siis nüüd teen, on ju. Mul naine võitles, ütles, et proovime äkki Saksamaal on mingid võimalused. Aga tal oli nii loll olukord, ta ütles, et maksa peal oli niivõrd palju neid täppe, nagu seene mingi väli oli. Ta ütles, et oleks üks, aga ta oli nagu üleni nagu. Ta ütles, et sellist, et see on nagu väga harva on sellist asja kui üldse, vähemalt meie arstide praktikas väidetavalt. Ja ütles, et seal ei ole nagu midagi teha. Ja ta oligi, ta hääbus, väärikalt läks. Ta veel oma naisele veel viimased päevad, naine tal ära saatmisel ütles, et ta rääkis asju, mida ta ei ole kunagi varem nagu rääkinud oma, nagu lõpus nagu avanes nagu täielik. Päris lõpus. Ja me käisime teda vaatamas ja siis ma ka nagu ütlesin ka, et meil ei ole siin nagu midagi teha, et ta läheb, umbes pani selle mitte kuupäevaga, ajalise perioodi umbes, kuna ta läheb, arvestades, kui kiiresti ta alla võttis ja ma ütlesin, et kui sa oled juba nagu luu ja nahk, sul ei olegi enam nagu millestki nagu elada ja ta läheb, et me peame sellega leppima ja see tema ärasaatmine oli hästi huvitav, ta oli ise hästi huvitav kuju, ta kirjutas raamatuid, luuletusi, ta käis reisimas palju, tal oli nagu hästi palju selliseid seikluseid, et see on ka nagu minu enda missioon, et ma elus ma pean tegema nagu sinulgi, jätame endast mingisuguse jälje maha. Küll me teame, meil on tutvusringonas inimesi, keda minul on tuttavaid vanu klassikaaslasi, sõjaväekaaslasi, ma guugeldan ta nime sisse, ma ei leia mitte silpigi, mitte midagi nendest. Et samas... Oma vennaga täpselt samamoodi, ta lihtsalt ei taha ja ta nii ongi, et ma austan tema privaatsust ja nii ongi ja mina olen ka, miks ma neid videosid üldse sinna YouTube'igi teen ja ongi see, et kui ühel päeval mind enam ei ole, et siis oleks inimestel, kes minuga läbisid ja suhtlesid, et neil oleks nagu tore vaadata ja meenutada nii kaua, kui need siis need videod kuskil eksisteerivad ja üleval veel on, eks. Samas on jah see, et mingi väike jalajälg või selline. Kui sa teed nagu piisavalt selliseid informatiivseid, atraktiivseid videosid, kas või need samad, mis me alustasime hooldekodu teemadel, siis tegelikult on tulevastele põlvedele see huvitav jälgida. Aga nüüd ma läheks sujuvalt üle nagu päris, ütleme, sellistest kurbadest toonidest natukene rõõmsamatesse. Selleks on Eesti rahva tulevik, iibe küsimus ja ma pean siiski kurbusega, ta peaks olema huvitav ja rõõmus teema, aga ta on kurb teema sellepärast, et iibe teemadel ma olen mitu korda ise nagu teinud postitusi praeguse seisuga on nii, et selle sajandi lõpuks peaks jääma eesti keelt kõnelevaid sellel planeedil alla 500 000, mis tähendab, et rahvus enam ei eksisteeri. Küll aga rõõmustav uudis on see, et väga paljud teised väiksemad rahvad on täpselt samasuguses seisus ja on isegi arvestatud, et kui Hiinas on hetkel siin 1,3 miljardit inimest, siis selle sajandi lõpuks on neid umbes 800 000 ehk 500 000 vähem ja sellised kukkumised. Ma vaatasin üks päev oli üks saade, kus muu hulgas toodi välja, et võib-olla see ongi mingisugune programm inimkonna nii-öelda vähendamise osas, mis puudutab siis pigem arenenud riike. Kahjuks ma pean jällegi ka ütlema, et Aafrikas oli eelmine aasta, nüüdseks üle-eelmine aasta, 24. aasta, kui terve Euroopa peale, ma ei tea, kas ilma Venemaata oli -100 000 inimest sündimus kogu Euroopa peale, siis Aafrikas oli see pluss mingi 70 miljonit, pluss 70 miljonit. Sellised numbrid, et kui te nagu, 70 miljonit äkki 7 miljonit äkki oli see number. Igal juhul põhimõtteliselt minu arvutuskäik... Igal juhul jah, kui arvutuskäik vale oli, kirjuta alla kommentaaridesse. Igal juhul 100 aasta, selle sajandi lõpuks, arvestades, et isegi kui 7 miljonit sündis eelmine aasta plussi, siis oleme ausad, 100 aasta jooksul on see number, kui need, kes on ju nüüd juba sündisid, see on isegi 50 aasta jooksul ma pakun, et pluss miljard on Aafrikas ja samal ajal, kuna meid jääb järjest vähemaks, Euroopa sündimus on järjest madalam, siis 50 aasta pärast kogu Euroopa peale on see number ehk
100 miljonit, noh hinnanguliselt seal 500 miljonist Euroopa elanikust, et ja siia sisse me peame arvestama ka nii-öelda teiste religioonide ja rasside esindajad, kes paljunevad nagu prussakad, noh nii halb kui seda öelda ei ole, kui nendel on keskmiselt seal 7-8 last peres, siis eurooplastel on keskmiselt 1,3 pere kohta. Huvitav on see, vaata, et võtame näiteks kas või India või Pakistan või siukesed kohad, et seal on ju, vaata seda elukvaliteeti, see on nad ei ole nagu heal järjel isegi võrreldes meie keskmisest eestlasest kõvasti allapoole oleva eestlasega ja neil on peres lapsi jumala palju ja kui sa käid ja vaatad seal ringis, tänaval on ikka näod nalja täis inimestel, et kuidagi nagu see neil on nagu teised prioriteedid või väärtused, et tunda ennast nagu lõbusana või mis puudutab nägu, sa täna vaatasid, tänaval käisid, kõik olid nagu jumala mornid, aga mida sa selle külmaga nagu ma arvan, et enamus olid elektriarve saanud, vaatasid opa nagu on ju, et palju pumbad ja asjad võtavad, et noh, et see väikene hindu, ta isegi ei tea, mis asi on elektriarve või veel vähem küttearve, aga kuhu ma tahtsin jõuda selle iibe küsimusega, tead, igasugust ongi nagu sa ütlesid, et tohutud mingi tarkade klubi, kõik arvutavad, et teeme kuskil mingi otsestuudio, enne laiali ei lähe, kui on ju mingi, mina ütlen ausalt, et kõige sellisem praktilisem võimalus üldse midagi päästa, on lihtsalt istuda maha ja hakata arutama, kuidas on võimalik noortele peredele tekitada elamispindasid niimoodi, et nad maksavad tõesti ainult kommunaalide eest, et mitte mingid renti ja üüri, sest see on praegu niivõrd suur takistus. Nii paljud noored on öelnud, et kurat, ma võtan ja paljud ongi võtnud endale, ostnud ju omale kinnisvara ja siis vaatavad, mis rahast üle jääb, et laste peale me küll praegu ei mõtle, maksame need 30 aastat oma maja või mingi asja kinni ja siis vaatab võib-olla, mis edasi saab. Et sellistes tingimustes ei ole võimalik peret luua. Nüüd tekib see hästi oluline moment. Me võime alati öelda, et kurat, aga vanasti oli ju nii palju lapsi igal pool, on ju, Vene ajal eriti. Vene ajal oli nii, no siin samas me praegu oleme ühes tanklas ja ma tean, et siin lähedal on üks maja, kus siis valla inimesed omal ajal, kui oli veel sofoos või kolhoos, ma ei mäleta kumb, siis kuna ühel mehel oli mingis erialaspetsialistil oli 3 last, siis tuldi vastu ja öeldi, et juhatuse poolt, et see maja on sinu oma, mine oma lastega ela seal sees ja nad võtsidki selle maja endale ja nüüd nad elavad seal ja nüüd on ilmselt juba lapselapsed ja riigikorteritega oli sama. Kui sa töötasid näiteks riigiasutuses 5 aastat, sa said endale korteri. Tihti oli nii, et laste arvu järgi anti ka tubasid. Kui oli 4 last, said 4 tuba ja selline võimalus anti paljudele meie, ütleme, vanematele, vanavanematele. Praegu enam sellist luksust ei ole. Küll aga peaks äkki kuidagi moodi reguleerima seda seadust, mõtlema välja, kuidas on võimalik riigil tekitada suurusjärk, mitte rohkem ega vähem kui 50 000 elamispinda, kuhu just sellised noored, potentsiaalsed pered saaksid siis oma kodu rajada, oma lapsi kasvatada, lapsi ilmale tuua, samamoodi täis totaalsed programmid, neil oleks mingisugunegi elamisväärne sissetulek. Loomulikult me ei saa arvestada sellega, inimesi ongi laisad ja vaata, riik toetab. Äkki peaks nii tegema nagu Norras, et ma ise Norras elanud ei ole ja seda sotsiaalsüsteemi ei tea, aga mitme inimese käest olen kuulnud sükst asja, et ma ei tea, kas seal tõepõhi on taga või ei ole. Igal juhul, kui ma nüüd räägin, siis sina, kui sa tead seda, siis võid alla kommentaari jälle panna. On see, mida mina kuulnud olen, et näiteks sul on võimalus noore perena võtta laen, osta endale korter näiteks 100 või 200 aasta peale ja sa ostadki, sul laenumakse on näiteks meie rahas ütleme 50 eurtsi ja maksadki ja nüüd kui sa saad vanaks ja ühel hetkel sured ära, siis tulevad sinu juurde siis advokaadid, kui sul lapsi või lapselapsed või kes iganes on, küsivad, et näed, vanamehel oli siin korter sellise koha peal või maja ja enda maksta näiteks seal 50 aastat veel, tahad, võtad, tahad, ei võta, võtab riik selle tagasi. Igal juhul on riik võitnud, kui laps ei taha
ja kui laps tahab, on ka tema igal juhul jälle võitnud, ehk siis 3 põlvkonna peale makstakse see asi ära. Tegelikult sõbrad, tõmbaks nüüd praegu korraks käsi piduri, et kõik, kes nüüd seda videot vaatavad, kindlasti on teil endal tekkinud mingisuguseid küsimusi, oma mõtteid, veel kord ma täpsustan, ma olen alati enda videodes välja toonud. Kui teil on oma mingid mõtteid, mulle väga meeldib, kui inimene ütleb, et vot selles teemas ma tegelikult, minul on enda selline nägemus. Kui sa juba ütled, mis te ajate lolli juttu? Nagu meil on omad infoallikad, teil on omad infoallikad, loomulikult see retoorika kui selline. Ma olen alati toonud näite, et kõik me oleme nagu ikkagi klienditeenindajad, isegi Eesti Vabariigi president on oma rahva teener. Et me oleme klienditeenindajad, riigikogulased samamoodi, neil on oma valijad, kes on siis nende kliendid nii-öelda. Ja ma alati olen nagu mõelnud, kui ma vaatan internetis, keegi kuskil paneb nagu puusad, te olete kõik lollid, te ei tea mitte midagi, mis te mölisete, siis ma nagu alati nagu mõtlen, et kas oma klientidele ka niimoodi ütled, ta tuleb sulle stuudiosse, kuhugi salongi, kuhu iganes on ju, ja sa ütled, et kuule, sa oled loll, et sa ütled alati viisakaks jääd, ütled meie seisukoht on selline ja mis sulle annab nagu õiguses internetis kõiki teisi niimoodi nagu halvustada. Ehk siis eks igaüks valib ise, kuidas ta nagu õigeks peab suhtlustasandi, aga minu poolt on teile üks palve, et kui te nüüd seda videot olete näinud, tahaks tegelikult tagasisidet. Me oleme siin Anteroga arutanud, et kuidas me omavahel koostööd teeks. Meil on nagu palju rääkimist faktipõhiselt, ma üritan ikkagi, siin oli päris mitmed kohad selles videos, kus Antero ütles, et kellel on infot, te võite nagu lisada. Mul ei ole ka praegu need dokumente ees, kus ma täpselt võtsin oma faktid, on ju, aga loomulikult me töötame selle kallal, et neid fakte nagu rohkem välja tuua. Täna vaatasin ühte saadet, mis käsitles püramiide, seal nagu öeldi ära, et miljonid kivid täpses mõõdus ei ole reaalselt võimalik, et inimesed tegid need. Samamoodi kui kunstialas me oleme õppinud, inimesed tegid need, vedasid umbes mingite palkide otsas või näpu otsas vedasid need, siis need tehti nagu hauakambriks. Jällegi öeldi, et ei ole üldse kindlaks tehtud, et need hauakambrid olid. Käisin ise kohal, 2,5 miljonit ja kõige väiksem on 2,5 tonni ja kõige raskem 80 tonni. Tihti lugu on see, et need faktid kui sellised, isegi fakte ei ole, aga mingid kokkulepped saavutatud, lepime kokku, et see asi oli niimoodi ja see paisatakse ja meil on ajalooõpikud täis ilmselgelt materjali, mis on lihtsalt kokkulepe. Mitte faktid, vaid kokkulepe. See oli, ma usun, see avardas teil jälle nii mõnelgi silmaringi kõik, mis puudutab infot, siis me elame kõik täiesti erinevates inforuumides, täiesti absurdselt erinevates erinevad lapsepõlved, kõik maailm, ruumid ja kõik ja selles suhtes, et see ongi arusaadav, et kui meie siin midagi räägime, me toome mingisuguseid näiteid millestki, siis ei saa meid nagu süüdistada, te ei tea midagi, teil ei ole neid kokkupuuteid, see ongi hea, kui keegi, kes on võib-olla jällegi oma kogemustega võib vastukaaluks öelda, et minul olid sellised näited. Ma olin Taanis, olin kursusel, siis ma mäletan, see oli 2003 aasta ja 2002 ma käisin 2 korda Taanis mingisugusel mereväe, ma olin tollel ajal kaitseväeteenistuses ja pidime öösel tegema, hommikuks pidime valmis tegema mingisugused programmid, aga seal, kes seal mängisid, seal oma mingisugused võrgumänge ja minul oli seal oma tegemised ja põhimõtteliselt hommikuks oli mingi tohutu totaalne haltuura. Täieliku jama korraldasime seal ja tulid Taani ohvitserid. Ja vaatavad neid töid ja ütlevad, et yes, very good, super, on ju. Ja väga hästi tehtud ja kõik, aga on ju, et vot need asjad oleks võinud paremini teha. Mina nagu eestlasele omasena ütlesin, et kurat, et see very good, et minu jaoks on see natukene isegi nagu, et ma ütlen, et ma võib-olla teie jaoks on see midagi uut, aga ma olen nagu enesekriitilisem ja ma ütlen, et see on nagu totally bullshit, mis me siin nagu tegime, vähemalt mina omalt poolt, et oleks saanud paremini teha, et ma näen oma vigasid ja et see tore, et te nagu kiidate sissejuhatuseks. Aga vaat, see on nagu asi, mis on Eesti kultuuriruumist peaaegu täielikult internetis nagu täielikult puudu. Et seal on pigem on see, et kohe lennatakse sulle sisse. Et isegi sa nagu ei saagi aru, kas kellelgi on lihtsalt halb tuju või ta tahab sulle lihtsalt halvasti öelda, aga mingi põhjendamist midagi ei ole, sulle lennatakse kohe sisse. Taanis oli vastupidi, seal nagu kiideti enne, siis hakati nagu tooma välja, et kuule, et mõned asjad oleks võinud olla paremini. Minul on teile üks selline palve.
ma esiteks tahan tagasisidet, et kas see aeg, mis te siin nüüd kuulasite, kes kuulab lõpuni, siis kas te usute, et see aeg oli teie jaoks selline kvaliteetaeg? Mida te õppisite sellest videost? Mida te saite targemaks? Kui te paar faktigi saite võib-olla pildi, mis pani kaasa mõtlema, ma ei saa öelda targemaks, kes ma olen, ma ei ole mingisugune ülikooli õppejõud, et kuigi jah, ma olen olnud sellisel ametil, kus ma olin ühe akadeemia auditooriumi kõrvalruumis ja 8 aastat iga päev kuulasin loenguid psühholoogiast, topograafiast, matemaatikast nagu iga päev 8 aastat. Ilmselgelt sulle jääb see kõik nagu külge päris paljudes sektorites. Et küll aga jah, et kui teile endile siit nüüd jäi midagi vahele kõrvalpõige, ma olen olnud seotud elu jooksul 4 kõrgkooliga. Ma olen seal kas hingekirjas olnud või mingi seis on mul nagu olnud nendega, et ma räägin mina kui õpilane. Aga viimane kord oli nii, et ma sain kehakultuuri, andsin dokumendid sisse, kuna mul on MM-i ja EM-i medalid kulturismis, mis teeb koostööd siis rahvusvahelisse selle olümpiakomiteega, Eesti olümpiakomiteega, siis ma sain põhimõtteliselt mina nagu eksameid ei oleks pidanud tegema, ma oleksin siis saanud juba ülikooli õpingutele sügisel, aga siis tuli teade, et suve teises poole naine ütles, et kuule, et meil on probleem, 3. tütar oli ja siis ma sain nagu tulemas ja ma sain aru, et õppida ja siis seda nagu tütart oodata, et ma pidin tegema valikut. See oli viimane kord, kui ma nagu otsustasin, ma lähen kõrgkooli. Aga see ei tähenda seda, et ma selles elus veel ei taha uuesti kõrgkooli minna ja ma pean ütlema, erinevatel eluperioodidel mul on olnud nagu erinev visioon nagu maailma asjadest. Küll ma tahtsin kõrgemasse kunstikooli arvutigraafikat õppima minna, siis pidin aega teenima, siis ma olin ülikooli psühholoogias olin juba, aga mul hakkas võistlusteni hästi minema, et Euroopa meistrivõistluste pronks, siis ma otsustasin, okei, ma võistlen natukene, et ma jätan ülikooli õpingud poole nii edasi, et mitu korda on olnud nagu elus selliseid perioode. Küll aga palun, sõbrad, pärast Antero saab nagu parandada mind võib-olla, et kirjutage, millest te nagu ise tahaksite, et me räägiksime. Kas see tunnine formaat on liiga pikk? Minule on endale tagasisidet antud, et tegelikult 10 minutit on selline, samas kui sa oled pikemas töös, ma ei tea. Ma arvan, et see tund ei ole palju, kui me kohtume näiteks korra nädalas, me ei hakka siin mingeid asju paika panema, et kui me näeme vähiga ja kui me istume, siis me räägime tunni, räägime 20 minutit, seni kuni jutt otsa saab, et praegu on ka 61 minutit on läinud, aga ei ole ju vähi veel lõpetanud. Ega me eelmine kord ka me tegime esimese nii-öelda proovisaate. Mul oli päriselt ja me rääkisime veel pikalt ja siis ma vaatasin, et Antero värises. Mul oli niimoodi vappe värises, ma ei saanud toas ka sooja enam. Ta hakkas kogelema ja ma vaatasin, et siin on lõpuks on mingisugune püksid märjad ja tohutu jama sellest. Aga jah, selleks peab olema ikkagi loodud tingimused, et saaks saadet läbi viia. Küll aga, kui teil on mingisugune teema, kurat, sellest teemast te võiksite pikemalt rääkida. Siis on ka see osa, arvestades, et meil siin ei ole mitte midagi, mul on nagu öeldud, et kurat, kas sa nagu räägid järjest või sul on kuskil mingi tekst ees, meil on mingi tekstisid ees, ootusel ongi lihtsalt, tuleb nii nagu tuleb, et aga kui oleks mingisugune tekst, mingisugune juba selline, mitte tekst, vaid mingid teemad, siis ma võib-olla mingeid asju faktiliselt täpsustaksin, lihtsalt selle huvides, et saaks sellise parema saate teha. Keegi helistab nüüd Anterole, meil on praegu jumala hea vestlus, aga kuule, tõmbaks äkki otsad kokku või sa saad selle mehega pärast rääkida või räägi? Kuule, ma helistan sulle tagasi, meil on hetkel see pooleli, see vestlus hetkel nüüd. Salvestan, meil on tagasi sulle, okei. No näed, et aga sõbrad, ma ei tea, Antero täpsustab võib-olla midagi veel, et teeme koostööd, oleks teil huvitavam, oleks meil ka nagu mingisugune selline, praegu ka, ega me olime suhteliselt raamides. Antero mulle ütles ka, et kurat, sa oled selles suhtes nagu äge vend, et nagu sa suudad hoida raamides, et valguse jutt nagu väga laiali, aga siiski me käsitlesime täna vanureid, me käsitlesime surma, vaime, jutukas ka, ufosid, see meeldib just, me käsitlesime noori peresid, natuke poliitilistel teemadel, panime kergelt puid alla, uskuge sõbrad, ma olen oma poliitkarjääri jooksul, tegelikult mis ma olin 45-44, kui ma esimest korda üldse astusin erakonda, seda, et ma kohe esimese hooga saan ka esimestel valimistel nii palju hääli, et ma Tartu volikokku sisse saan, see tuli meeldiva boonusena ja praegu siis on tegelikult minuni on jõudnud nagu ka sellist infot, mis ütleme see, mis ma näen kuskil Rahvusringhäälingu uudistes, siis see on ainult jääme tippis, tegelikult
tegelikult tagatubades toimub, see on niivõrd keeruline maailm. On erakondasid, kes mõtlevad ainult nädal-2 ette ja on erakondasid, kes vaatavad nagu suures plaanis 10-20 aastat ette ja täiesti erinev käekiri. Visuaalselt justkui tundub, nagu nad ajaks õigeti ühte asja, tegelikult on nagu öö ja päeva vahe. Kuule, räägi ka midagi, mina pean rääkima kogu aeg, sa nagu oled kuulasid. Eelmine kord lõpetasid põhimõtteliselt samamoodi. Aga mulle meeldibki vahepeal, kogu aeg on alati nii, et kui ma olen seltskonnas, siis mina olen see, kes räägib ja õhtul lõpuks on lihtsalt lõuad krampis. Aga nüüd on vähemalt kõrval vend Vähk, kes teeb ka tööd ja ma saan ka kuulaja rollis olla ja vahepeal lihtsalt jutuga sisse sõita, nii et aga jah, kui jutt hakkab Vähki ära väsitama, ma arvan, et tõmbame siis selle otsa kokku ja kirjutage siis kõigest sellest, mida Imre siia alla soovis tagasisides, nii et ma arvan, et ma ei tea, kuna me näeme siis. Tule siis, kui lumi maas. Ütle, Antero. Kuulge, sõbrad, mul abikaasa helistab, ma ütlesin abikaasale, et mul on mingi pool tunnikest on ära, me üle tunni aja räägime siin. Kuule oli väga lahe. Olge tublid minu poolt ka kõike paremat ja olge ise aktiivsemad ja teeme koostööd. Tšau.